Tervist, hea Eksperteetris saate jälgija. Kevad on aeg, mil tuleks minna välja õue sportima. Snežana Stoljarova, teie olete spordipsühholoog ja Tallinna Ülikooli nooremteadur, doktorant. Just. Tere. Tervist. Spordipsühholoog tähendab, et võiks ju mõelda sellel teemal, või võib-olla oskate isegi anda head nõu, et kuidas leida endas motivatsiooni, kuidas leida eneses see sportlik mina? Kindlasti tuleb alustada, see on juba väga hea näpunäide, aga siin ma ütleks, et oleks hea mõelda läbi, et see liikumine oleks meile meeldivam ja toredam tegevus. Sest mida me teame teadusest on see, et kuigi peale liikumist me võime ju küll mõelda, et see oli minu jaoks hea tegu, see oli minu tervisele väga kasulik, aga mis toob meid tagasi trenni, on pigem see emotsionaalne selline kogemus, mida me saavutame trenni ajal. Seega võiks mõelda, et see liikumine oleks vahva ja tore ja kevad on väga hea koht, kust alustada, sest saab hea ilmaga minna välja, saab seda loodust natuke nautida ja märgata, saab sõpradega minna, seltskonnaga. Nii et sellised väiksed nipid on kasulikud. Mida saab kevadeti teha? Millist sporti, milliseid võimalusi ta avab meile? Eks kõiksuguseid jalutama võib minna või jalgrattaga sõitma või siis sörkima. Et see sörkimine on päris populaarne asi viimasel ajal. Isegi eelmise aasta siis sporditähtede galal aasta sporditeoks või liikumisteoks valiti Kopli Sörk, selline organisatsioon. Et võib-olla kõlab tuttavalt, et nendel on väga ju lihtne mõte iseenesest, et tuleme kokku inimesed vabatahtlikult, kõik, kes tahavad, ei pea maksma ka, et ei ole selliseid piiranguid ja lähme koos sörkima. Nii et seal see sotsiaalne aspekt on hästi oluline ja toob inimesi tagasi. Nii et üks on seltskond, see võiks olla üks motivaator, et teised lähevad ka, on vahva, on lõbus. Selline mänguline element ka, et kes võidab, kas see on oluline? Ei pruugi olla, paljude inimeste jaoks just ei ole, et pigem selline tunne, et me teeme midagi koos, mitte see, et me võistleme üksteisega. Et see võistlus tihtipeale võib motivatsiooni pärssida. Need, mis me oleme nüüd rääkinud, on niisugused rohkem aeroobsed tegevused, sörk ja kõndimine, võib-olla ka pallimäng sinna juurde, aga kuidas motiveerida siis, kui oleks vaja, ma ei tea, teha niisugust füüsilist jõutrenni ja sedagi on vist inimesele vaja? Seda on ka inimesele vaja kindlasti ja selleks meil on väga paljudes siis parkides näiteks ja välisaladel meil on ju tehtud ka sellised jõutrenni kohad, kus saab kasutada neid vahendeid, mis sinna on loodud ja seda samamoodi võib ju teha seltskonnaga ja miks mitte muusikaga, mida võtta sinna kaasa, et need on jälle olemasolevad vahendid. Ja see on ju tõestatud, et see ei ole mitte ainult füüsiline tervis, mis paraneb. Absoluutselt, jah. Et füüsiline liikumine on seotud ka meie vaimse tervisega. Aga nüüd lähemale minnes teie doktoritööle, tulevasele. Täna ta on ju valmimisjärgus. Päris alguses. Päris alguses, just. Et mul on rõõm selle üle, et meil on sarnane sihtrühm, et minu doktoritöös tulevases loodetavasti on samamoodi noored ja teil on ka noored ja noored on need, kes kujundavad meie tulevikku ka. Nemad loovad tulevikku. Miks on vaja uurida ja mõelda selle peale, kuidas nad täna spordivad? Sest meil on organiseeritud sporti ju päris palju ja laste ja noorte sporti ja me ühiskonnas arvame heal põhjusel, et noored võiks sportida rohkem ja selline organiseeritud tegevus on nendele hea. Aga nüüd, miks tuleks uurida ja mõelda sellele rohkem, et me saaks tagada, et meil see süsteemselt organiseeritud tegevus oleks ka kvaliteetne. Ja ta annaks meile võib-olla rohkem selliseid kasutegureid juurde. Ja et meil oli eelnevalt juttu ka sellest, et on levinud müüt, et sport on igal juhul hea. Ja. Aga see tuleb välja on müüt. Ja, kui me seda nii lihtsa väidena võtame ja ütleme, et sport on igal juhul hea asi, siis ta on paraku selline vastliialdus. Sest sport iseenesest, mulle meeldib nii öelda, et sport iseenesest ei pruugi olla ei hea ega halb,
oleneb, mida me sellega teeme või kui ta on nagu meil vahend millegi saavutamiseks, et mida me siis sellega tahame saavutada või saame saavutada. Nii et kui me läheneme nii, et kui meil on siin pall ja väljak ja siin noored minge mängige ja me tuleme mitme kuu aja pärast tagasi ja vaatame, mis siis sai, siis me ei pruugi absoluutselt näha, et on positiivseid arenguid ja tulemusi. Sest sport sama hästi näiteks võib õpetada agressiivsust, mis ei ole kohane, on ülemäärane. Sport võib õpetada petmist, valetamist, kui seal süsteemis, selles keskkonnas asjad ei lähe päris nii, nagu me tahaks. Seega sport on väga hea potentsiaaliga asi või vahend või keskkond, kus noored saaksid areneda, aga selleks me peame tagama, et see keskkond on üles ehitatud õigesti. Räägime kõigepealt sellest, et kuidas või mida näitab senine empiirika ja teooria, et kus on jõutud nende järeldusteni, et sport võib mõnel juhul olla lausa kahjulik ja õpetada petma ja õpetama agressiivsust. Seda on uuritud päris palju, et millised on siis sellised kogemused spordis, mida võivad noored inimesed kaasa saada. Kindlasti seal on hästi palju neid positiivseid väljundeid, mida me võime märgata, on ju. Me võime ju eeldada, et sport kasvatab näiteks enesetõhusust või enesehinnangut, oskus teha koostööd teiste inimestega, aga samamoodi empiirika näitab, et seal võivad olla ka negatiivsed kogemused. Näiteks kiusamist võib kogeda spordis, võib kogeda kuidagi ebaõiglast suhtlust kas endaga või teistega, neid samu manipuleerimist. Doping on suur teema spordis. Jah, sealt tuleb see petmise osa. Petmise osa ja viimasel ajal üheks suureks teemaks on ka sporditurvalisus, sest mida rohkem seda valdkonda vaadatakse ja uuritakse, seda rohkem ilmneb, et tegelikult see on selline lausa rahvusvaheline murekoht, et meil sport peaks olema turvalisem, kui ta tänasel päeval on. No näiteks üks hiljutine Euroopas läbi viidud uuring laste ja noorte spordivaldkonnas näitas, et ligi 75% noortest on kogenud kas või mõnda väärkohtlemise liiki. Enda spordis need väärkohtlemise liigid võivad olla emotsionaalne, ehk siis psühholoogiline väärkohtlemine, füüsiline väärkohtlemine, seksuaalne väärkohtlemine ja hooletuse jätmine. Nii et 75% vastanutest, ja seal oli päris suur valim, ütlesid, et kas või korra enda sportlaskarjääri jooksul nad on kogenud kas või ühte nendest väärkohtlemise liikidest. Meil Eestis sellist teadustööd väga palju ei ole veel saanud teha, aga kolleeg Tartu Ülikoolist Aave Hannus on läbi viinud ka uuringu sellel teemal, mis näitas, et 50% meie noortest on kogenud psühholoogilist väärkohtlemist enda spordis. Nii et need ilmingud näitavad, et meil ei ole päris kõik ilus ja hästi ja et sport ei ole lihtsalt hea asi. Mis on see, mida teie tahate teada saada oma doktoritööga? Mis on seal need põhilised uurimisküsimused? Mitte vist täpselt see, mida juba näitab uuring, eks ole, vaid et teil on see oma selline vaatenurk. No, mina tahaks läheneda rohkem läbi treenerite ja vaadata, kuivõrd meie treenerid, kes töötavad laste ja noorte spordis, on avatud ja saaksid kasutusele võtta sellist raamistikku või lähenemist nagu positiivne noorte areng spordis. See on omaette selline raamistik, mis hakkas arenema juba 1990ndate alguses ja ta tuli esile vastukajaks lähenemisele, mis eelnevalt domineeris, mis oli see, et noortel on probleemid, nendega on midagi viga ja me peame neid vigu parandama. Et see positiivne noorte arenguraamistik ütleb, et iga noor on potentsiaaliga ja pigem me peame vaatama, kuidas me seda potentsiaali kasvatame ja noori toetame selles valdkonnas. Ja see raamistik muidugi on väga kohane ka spordis ja liikumisharrastuses tervikuna ja ütleb, et me võiksime töötada nii, et sellel spordil oleksid väljundid, mis on laiemad kui sportlik sooritus. Et siin, kui ma natuke teoreetilisemaks lähen, siis sellel raamistikul spordis on nii-öelda selline 5C mudel, et need C tulevad inglisekeelsetest nimetustest, kontseptsioonidest, mis ütlevad, et on nii-öelda 5 sellist põhilist väljundid keskkonnal ja tegevusel, mis on üles ehitatud nii, et noored saavad seal positiivselt areneda.
ja esimene nendest on selline pädevuse tunne, et noored saavad omandada selles keskkonnas erinevaid oskuseid, mis on pärast elus nendele kasulikud, mitte ainult füüsilisi oskuseid, mida sport kindlasti võib anda, aga sinna juurde tulevad ka näiteks sotsiaalsed oskused, sinna juurde tulevad kognitiivsed, emotsionaalsed oskused. Siis teine C, mis on seal, on confidence ehk siis selline enesekindlus või eneseusk, et iga noor võiks väljuda sellest spordisüsteemist võib-olla parema minapildiga, positiivse minapildiga, kus ta usub, et ta saab elus hakkama ja saab raskustega hakkama ja temal on väärtus. Siis järgmine, et see on connection ehk siis suhted, et need keskkonnad võiksid õpetada ja anda noortele kogemust positiivsete suhetega. Et nendel on neid inimesi, et nad saavad usaldada, nad oskavad neid suhteid luua ja hoida, nendel on turvalised suhted, mis on arenenud spordis ja töötavad nagu mõnes mõttes mudelina suhetele, mida nad elus edasi hakkavad ehitama. Siis sinna tulevad, inglise keeles on character, jällegi järjekordne see, et kuidas meie saame mõtestada eesti keeles, need on sellised prosotsiaalsed väärtused võiksid tulla kaasa. Nii et siin me räägime väärtuskasvatusest spordis. Teatud iseloom. Teatud iseloom ja mis on seotud sellega, mida me ühiskonnas üldiselt võiksime hinnata ja väärtustada, on ju, et aussust näiteks ja austust, selliseid asju ja lõpuks caring ehk siis selline empaatia ja hoolimise komponent ja oskus ja mitte ainult enda lähedastest, aga ka inimestest laiemalt ja mitte ainult inimestest, aga ka loodusest laiemalt ja nii edasi. Mõni võib selle peale öelda, et aga kuhu jääb siis saavutus? Kuhu jäävad meie tulevased medalistid, kui kõik on nii hooliv ja kõik on nii armas ja kõik on nii pehme ja sport pole üldse raske? Aga see mudel seda kindlasti ei väida, et kõik on pehme ja armas ja lilleline, sest kui me tuleme nende väärtuste juurde, üks väärtus, mida me võiksime tahta, on ju, et meie noored inimesed arendavad, on töökus või enesedistsipliin, enesejuhtimine. Pingutus absoluutselt, et see kuulub siia juurde. Selleks, et olla pädev inimene, me peame raskustega toime tulema ja need raskused peavad seal keskkonnas süsteemis ka olema. Nüüd küsimus on selles, kuidas me neid presenteerime, kuidas me aitame noortel inimestel õppida nendest raskustest, et vot seal läheb asi juba huvitavaks, sest neid meetodeid on hästi palju ja mitte kõiki praktikaid või meetodeid me ei saa nimetada noorte positiivset arengut toetavaks. Ja meil on olnud ka ajakirjanduses sellest juttu, et on mingisugused meetodid, mis on jõudnud ka ajakirjanduse veergudele, kus on süüdistatud treenerit just nimelt selles vääriti kohtlemises, et mis siis viib sinnamaale treeneri, et ta enam ei saa positiivse hõlvamise kaudu tagasisidet anda ja sooritust parandada, vaid ta tunneb, et siin peaks kuidagi muutuma agressiivsemaks, jäigemaks. Siin on kindlasti raske öelda ja siin on mitu asja, mis võivad olla mõjutavateks teguriteks seal. Üks nendest võib olla see, et treener ei teagi, kuidas teistmoodi motiveerida. Et selline nii-öelda vana hea piits ja präänik võib olla see meetod, kuidas mind on kasvatatud, motiveeritud, seda ma läbi enda kogemuse oskan ja nüüd ma kasutan teiste peal ja kusjuures miks kasutan, sest ma koheselt näen, et see ju toimib. Aga nende motiveerivate võtete murekoht on see, et see, mis toimib praegu, ei tähenda, et ta toimib pikaajalises mõttes ja ei tähenda, et need mehhanismid on õiged. On ju näiteks hirm võib olla väga hea motivaator. Et kui me tahame, et keegi läheks midagi koheselt ära teeks, siis saab autoriteedi hirmu võimuga inimest panna asju tegema. Karistuse hirmus. Jaa, näiteks, aga me teame psühholoogias väga selgelt juba, et pikas plaanis see ei toeta inimesse sellist enesemääratud motivatsiooni, huvi ja soovi selle tegevusega jätkata. Lisaks seal tihtipeale on siis tegevuse kvaliteedis probleemid, sest mina teen ainult selleks, et vältida karistust. Lisaks seal võivad olla erinevad sellise vaimse tervise mured juba, kui minu treeningkeskkond teebki mind ärevamaks järjepidevalt, sest seal on pidev oht ja risk saada karistada.
aga mis on need paremad võimalused, kas on midagi, mida meil võib-olla kõrvad kikkis kuulavad ka lapsevanemad ja mõtlevad, et no näed, et nüüd võiks tulla mingisugune hea lahendus, mis ei ole seotud noomimisega, karistamisega, juhul kui on tunda, et laps on ludri. Kas võime teha nii, et ma korra lähen tagasi selle eelmise, sest ma just hakkasin mõtlema, et seal mul oli päris mitu mõtet, sest küsimus oli ju see, et miks treenerid vahepeal kasutavad praktikaid, mida me siis psühholoogias ei nimetaks. Just, ja pärast lähme sinna positiivse juurde. Ja siis lähme positiivse juurde ja et esimene asi ongi see, mida ma nimetaks ehk siis kompetentsi puudumine, ei ole teadmisi. Ma ei tea, kuidas saab teistmoodi. Teiseks võimalikuks murekohaks on selline inimloomus, et kui ma olen väsinud või kui mul on endal sihuke emotsionaalne hetk, siis ma selle emotsiooni põhjalt siis tegutsengi, et see ei ole nii väga läbimõeldud ratsionaalne strateegia, et ma ilmtingimata ei usu, et see on see õige asi, mida teha, aga see käitumine juhtub, kuna mul on näiteks puudulik enesejuhtimise oskus, et just. Ma iseenda emotsioonidega ei tule kõige paremini toime ja niimoodi see kukub välja. Aga kolmas asi, mis ka mind kõige rohkem huvitab ja vist minu tööga on seotud, on ka see mõtlemine, et aga kuidas me seda laste noorte sporti üldse mõtestame. Seesama küsimus, mis on selle eesmärgid, seal ka ei ole ühist vastust. Kui see vastus on, et selle eesmärgid on juba seal seda tulemust kätte saada, siis paratamatult tekivadki sellised praktikad, mis on suunatud tulemusele, lühiajalisele tulemusele, mitte pikaajalisele mitmekülgsele arengule. Nii et see on hästi oluline diskussioon, mis võiks ühiskonnas olla palju suurem, et milleks meil seda laste ja noorte sporti, mis võiks olla selle väärtus lisaks sellele või isegi olulisemal kohal kui tippsooritus. Aga kui rääkida siis positiivsest poolest, siis üks selline väga hea teoreetiline mudel, millele toetuda on enesemääratlemise motivatsiooniteooria, mis on ka koolides, hariduses juba teada asi ja ka spordis, kus me ütleme, et selleks, et inimese motivatsioon oleks tema oma, mitte peale surutud, mitte kellegi teise poolt kontrollitud. Meil on vaja luua keskkondi, kus me hoolime inimese psühholoogilistest baasvajadustest, mis on meil kõikidel universaalsed. Ja neid on 3. Ma alati, kui ma koolitan või räägin nendest tasub ära rääkida, tasub ma alati ütlen, et see on nagu võti, et kui me tahaks mõelda, et mida siis teha mingis olukorras, et proovida inimest saada endaga paati, et ta oleks koostööaldis, et ta tunneks ennast paremini, tal oleks rohkem võimalus tunda, et ta on motiveeritud, siis meil on vaja teha nii, et esiteks inimene tunneks, et tal on autonoomsus tagatud ja autonoomsuse vastand on kontroll. Kui mina ütlen, ehk et ta saab ise otsustada. Ta saab mõningal määral ise otsustada. Jälle ise otsustamine ei ole selline piiramatu asi, sest sõltub ka sellest, mis kontekstis me töötame, mis vanuses, kellega ja nii edasi. Ehk siis me saame seda valikuvabadust anda kas väga laialt või väga kitsalt, aga sellegi poolest see tunne, et mul on võimalus midagi valida, otsustada, minuga arvestatakse, minu käest küsitakse ka, mida mina asjast arvan, et see on oluline meie kõikide jaoks. Ja nagu ütlesin, selle vastandiks on kontroll, ehk siis sa teed nii, sest ma nii ütlesin. Siis teine baasvajadus on vajadus tunda kompetentsust, et seesama pädevus, millest juba juttu oli, ehk siis vajadus tunda, et ma võin olla edukas selles, mida ma teen. Ma saan hakkama, mul on võimalus õnnestuda. Et siin me peame mõtlema sellest, kuidas me disainime, arendame neid edukogemusi trennides näiteks, kui palju me sellist tunnustavat tagasisidet anname ja pakume, kui palju me märkame edusamme, isegi siis, kui lõpptulemus pole veel päris see. Ja kolmas vajadus on see, mida Kopli Sörk juba eelnimetatud kasutab väga tublisti ära, on seotuse vajadus. Vajadus tunda, et ma ei ole selles asjas üksi, et ma kuulun, ma olen siia oodatud, minust hoolitakse, mul on head suhted, sõprus, et need asjad, kui on keskkonnas juures, siis me tunneme ennast paremini. Et see on universaalne võti ja see töötab ka spordi puhul? Absoluutselt, jah. Ja erinevate
vanuserühmade puhul ka noorte hulgas? Ja me peame alati muidugi, ükski asi ei tööta niimoodi protokolli järgi, ükskõik mis keskkonnas, me peame alati kohandama ja vaatama, kellega me töötame ja mis kontekstis me töötame, nii et meil võivad olla, näiteks autonoomsuse puhul võivadki olla need erinevused, kui palju, kui lai see valikuvõimalus siis on. Aga suures pildis need 3 vajadust on jah universaalsed. Aitäh, Snežana, avamast seda põnevat valdkonda ja aitäh nende nõuannete eest. Aitäh ka sulle, hea vaataja, ja uus Ekspert eetris saade juba varsti nädala pärast.